Hello! Täna siis on see kurikuulus päev, kus Tenel alustab selle YouTube'i värgiga. Ja mis ma oskan öelda? Oma esimese episoodi teeme siis TLK Akadeemi projekti ettevalmistustest. Praegu ongi see, et me lähme ühte autot tooma. Mis autot? Seda näete kohe varsti. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Kohe jõuamegi autoni, aga ma mõtlesin, et ma veel ei ütle, mis auto me oleme välja valinud. Et kui me selle ära ostame, siis ma annan mõned vihjed ja siis teie proovige arvata, mis autoga on tegu. No nii, tehing on meil tehtud. Nagu ma lubasin, siis teeme mõne äraarvamismängu. Ühesõnaga, meie välja valitud auto, ta on Jaapani autotootja oma. Ta algab S-tähega. Teda on toodetud nii esi- kui ka nelikveolist. See automark on osalenud ka mingi periood autoralli maailmameistrivõistlustel. Ja ajalugu ei ole muidugi mu kõige tugevam külg, aga minu arust on ka üks Eesti sõitja sellega täitsa seal osalenud. Nii et mõelge, mis see võib olla. Kuna me Aravetelt tuleme, Aravetele ja Paide vahepeale, lähme vaatame, kas me Sandri leiame kuskilt. Sander on see mees, kes ka laupäeval maga. Autod vajavad müümist, inimesed tahavad uusi autosid. Näed, tuled põlevad. No, see on kindlasti kõigile tuttav auto juba. Vaatame, mees ise kapoti all. Tšau! Tere, Sander! Tšau! Mis sa teed? Mulle mõtlesin, et hooaeg on läbi ja mul on väike rolleri aku, et see külma ei kannata, et võtan aku ära ja panen sooja keldrisse, seda viin isa juurde täna ära. Mõistlik. Talveks läheb Honda originaalaku, vaat nendel on need angukid mingi väiksed, et paneme selle. Vägev. Aga ei midagi põnevat. Ja, Sander, tegelikult me täna tulime ühe autoga, sa nägid seda autot? Nägin. See on TLK Akadeemi siis nii-öelda trenni ja mannerga auto. Räägi meile, mis sa arvad sellest autost? Kerge on. Ta ei ole sakslane ja ta ei ole Honda. Ma arvan, et see on päris hea pill. Ma arvan, et poistel meeldib see auto ja päris hea, millega alustada. Väga vägev. Ma olen isegi ühegi samasuguse auto kunagi sõitnud ja tean, et sellega on hea sõita. No, vägev. No nii, oleme staabis tagasi. Ja kes te kõik nüüd olete pingsalt siin ajusid ragistanud, käes on see hetk, kui ma näitan, mis me ossime. Vot sellise auto. Suzuki Swift on tema siis 1,3 liitrise mootoriga, manuaalkast, esivedu, kerge, peaks olema väga hea auto paberi peal vähemalt esimesteks katsetusteks autospordis ja kindlasti näeme seda autot ka mannergute mõõduvõtul. Ja mis ma oskan öelda? Selline see esimene episood saigi. Järgmises siis hakkame autot lahkama. Vaatame, muudame ta natuke turvalisemaks. Võib-olla muudame ta natuke paremini juhitavaks. Sõltub, kuidas ta nagu meil sõidab. Ja mis me hakkaks öelda? Järgmise korrani. Ciao!